Mina olen Kaia Rikson ja olen Jakob Westholmi gümnaasiumi klassiõpetaja. 2008. kuni 2018. aastani juhtisin Tallinna Õpetajate Maja algõpetuse aineühendust. Selle aja jooksul toimus 66,6 erinevat ettevõtmist Tallinna koolide algklassi õpetajatele, mis tähendab seda, et neid oli aastas 6 ja mõnel korral siis ka mõned üritused peale selle. Miks ma hakkasin tollel hetkel selle aineühenduse juhiks oli võib-olla see, et ennast proovile panna, uurida ja vaadata, kuidas on ühte üksust juhtida ja ma arvan, et see oli väga kasulik endale ja ma väga usun, et ka Tallinna koolide klassiõpetajatele. Nüüdseks oleme me jõudnud olukorda, kus siis oleme loomas uuesti algõpetuse ainevõrgustikku ja selleks on mulle appi tulnud Kerli, kes siis räägib nüüd lähemalt, et mis on need uuemad plaanid. Tere ka minu poolt, mina olen siis Kerli Metsist, tulen Tallinna Rootsi gümnaasiumist ja mina siis tõesti liitusin nüüd sügisest, 2024 siis. Ja miks ma võtsin selle otsuse vastu tegelikult, et hakata ka siin kõrvalt siis juhiks, oli see, et miski minust tõesti tahtis midagi anda juurde, kuidagi toetada veel õpetajaid, et olla siis olemas, leida neid võimalusi, mida siis õpetajad võiksid veel juurde saada kuskilt ja nii ma siin olen. Uue aasta plaanideks on meil siis nüüd jaanuaris lastekirjanduskeskuse külastus, kus õpetajad kõik on oodatud, et saada natuke ülevaadet siis uutest ja võib-olla ka vanematest raamatutest. Siis veebruaris on meil tulemas töötuba, kus õpetajad saavad ülevaate erinevatest mõtlemismängudest ja aprillis on üks väga-väga põnev veel töötuba, kus siis õpetajad saavad teineteisele jagada ideid, erinevaid meetodeid, kõike, mida vähegi jagada annab, ehk siis ootame väga teid uue aasta töötubadesse ja erinevatele siis kokkusaamistele. Lastekirjanduse keskusega oleme me tegelikult koostööd teinud alates 2008. aastast, et selle koha peal on ka hea nimetada veel lisaks sellele uuele lastekirjandusele ka seda, et meid ootab ju ees Eesti raamatuaasta. Et see on ka väga tähtis ja seda saavad kõik klassiõpetajad oma tegevuses kajastada. Aga siit kohe siis võib-olla räägiksin natukene ka nendest õpilasvõistlustest, mis on just mõeldud algklasside õpilastele. Ettelugemise päev ja ettelugemise päev on meil siis juba alates 2008. aastast koostöös Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja Õpetajate Maja toega toimunud igal aastal, isegi koroona-aastad jäid siia sisse, nii et saime kõik asjad kenasti korraldatud. Ja suureks toeks ja abiks on tõepoolest olnud just nimelt Õpetajate Maja, kes siis on aidanud muretseda õpilastele auhindu, teha õpetajatele tunnistusi, et see on olnud väga-väga oluline. Ettelugejad on siis Tallinna koolide 4. klasside õpilased. Ja eesmärk on ikka harjutada just nimelt seda ettelugemist ja üldist lugemise esile tõstmist, et see on väga-väga oluline. Teine tore õpilasvõistlus, mis toimub üle aasta, on kirjandusmäng ja see toimub siis juba võistkondlikult, kus võistkonna panevad kokku Tallinna koolide 3. ja 4. klasside õpilased.
nad loevad teatud teema raames, igal sellel kirjandusmängul on oma teema ja raamatud, nad loevad need raamatud läbi ja siis saavadki tulla ja näidata oma oskusi just nimelt nende samade raamatute põhjal viktoriini küsimustele vastamisel. Veel toimub Tallinna koolide teistele, kolmandatele ja neljandatele klassidele selline tore võistlus nagu rosin. See on matemaatika nuputamisvõistlus ja see rosin tähendab seda, et rõõmus, osav, sõbralik, innukas ja nuputav õpilane. Selle võistluse idee autoriteks ongi minu oma kooli õpetajad, Jakob Westholmi gümnaasiumi klassiõpetajad ning miks me just selle võistluse idee välja käisime, sellepärast, et meil on olemas selline tore võistlus nagu nuputavõistlus, mis on võistkondlik ja 5., 6. klassidele ja 7. ja ilmselgelt on väga oluline, et 3., 4. klass saaks ka juba sellise väikese kogemuse võrra rikkamaks, et kuidas teha koostööd, kuidas viia lapsed matemaatika juurde, kuidas anda neid esimesi teadmisi ja oskusi nuputamise maailmas, loogika vallas ja nii edasi. Ja kogu info leiate te siis Õpetajate Maja kodulehelt, Facebookist ja hoidke silm peal ka enda meilidel, sest Õpetajate Maja saadab ka sinna teile infot. Nii, aga Kaia, lõpetuseks, mis sa ütleksid õpetajatele veel, et miks nad peaksid osalema, miks on see oluline, mida me siin teeme? Mina esmalt tahaksin öelda, et mul on ülihea meel, et me tõepoolest selle algõpetuse aineühenduse ainesektsiooni tööle saame, et see on väga-väga tore ja miks osaleda eeskätt nende põnevate koolituste pärast. Igalt koolituselt on võimalik saada kas või väike pisike mõte enda igapäevatöösse, aga ka see, mida sa juba korra nimetasid, et seesama kohtumine oma ala inimestega, et mu meelest on ka see üks suur väärtus, kus ma saangi näha teise kooli kolleegi, temaga mõned sõnad ja mõtted vahetada ja võib-olla saada väga lihtsalt mõnele küsimusele vastuse, et kuidas tema neid asju teeb. Nii et igal juhul olete väga-väga oodatud ja kõikide nende minu poolt nimetatud õpilasvõistluste kohta tuleb täpselt samamoodi info nii meili peale, kui seda saab vaadata ka Tallinna Õpetajate Maja kodulehelt. Nii et olete väga-väga oodatud ja aitäh, Kerli, et sa võtad selle asja vedada. Ja nüüd pole midagi, kui peatse kohtumiseni!